Ka sina, kes sa teed oma tavapärast tööd ja pole eriti isegi vahet, mis ametipostil sa parasjagu oled, võid ju mõelda, et sellest palgast piisab täiesti ja enamgi veel, et toita ära sinu pere, kuid tõenäosus, et seda ametit pidades saaksid sa fenomenaalselt kuulsaks, see on kaduv väike, kuid ma võin sulle siiski anda paar moodust, kuidas sa võiksid selleni jõuda. Esiteks peaksid sa kloonima endast 35 miljonit isikut ja teiseks peaksid sa laskma kõigil seda samad tööd teha üle 50 aasta. Kõlab küll jaburalt, kuid vaid nii on Volkswagen Passat, olles täiesti tavaline Saksa keskklassi auto, jõudnud fenomenaalse kuulsuseni, sest ta on müüdud teda üle 35 miljoni eksemplari ja seda üle poole sajandi jooksul ja täna tutvustab ta meile oma 9. põlvkonda. Tere tulemast taas kord kaasa elama Naisluksuri proovisõidule. Tema disaini kohta on tabavalt Facebookis kommenteeritud, et see näeb välja nii ilmetu, et isegi Avensise mehel lööks silm särama, et tal on veel stiilne ja isikupärane auto ja tõepoolest näeb see välja igavavõitu ja tekitab isegi tunde, et võiks ära oodata 3-4 aastat, kui tuleb faceliftiga mudel välja küll, aga Executive Airline'i varustuses näeb ta siiski õige äge välja. Ja tegelikult on Volkswagen Passat võitluses linnamaasturitega kandnud ka ränki kaotusid ja selle tagajärjel müüakse uut mudelit vaid Euroopas ja ka sedaankeret enam talle ei saa. Matrix esitulesid saab paremas varustuses talle küll ja pagasrumi mahub 690 liitrit, mis on 140 liitri jagu suurem kui vanal mudelil ja teljevahe on suurenenud 5 sentimeetri võrra, mis tähendab, et tagaistujatel on täiesti palju jalaruumi ja piisavalt pearuumi. Ja eraldi kliimapaneel on seal olemas küll ühetsooniline ja ka istmesoojendused, sees saad endale ka massaažifunktsiooniga istmeid ja Volkswagen on ka juhtnuppe tagasi toonud, kuna puutenuppud klientidele üldse ei meeldinud. Kehvemas varustuses pead sa läbi ajama 13-tollise, kuid paremas varustuses saad juba 15-tollise multimeediasüsteemi koos juhtmevaba Android Auto Apple CarPlay ühendusvõimalustega. 360-kraadine kaamera on seal olemas ja need paneel näeb iseenesest välja äge, kuid seda digitaalsust on seal liiga palju ja ka kliimapaneel on sinna ära uputatud ja ilmselt on mõne Volkswagen insener püünud võtta siis inspiratsiooni ammutada oma suurest mingist 70-tollisest telekast ja see pole minu meelest siin õige hästi õnnestunud ja see teleka inspiratsioon jätkub ka suurel virtuaalsel näidikupaneelil, mis küll muidu on päris mitmekülgne. Suudab tuvastada ka jalakäijaid ja jalgrattureid ja kuigi Passat arvab, et elektrienergia on väga äge, näiteks et sellega tolmuimejad toita, siis nõudis ta, et Volkswagen insenerid rakendaks talle mootoriruumi ikkagi vägevat diiselmootorit, kui sul on ikka vaja lapsi kooli ja lasteaeda viia ja ise ka pärast tööle jõuda, siis seda sa mingi elektriga küll ei jõua. Ja vägevad diiselmootorid on tal olemas 2-liitrine turbodiisel, millel 90 kilovatti ehk 123 hobujõudu või saab seda mootorit veel 110 kilovatisena ehk 150 hobujõulisena ja peaaegu 200 hobujõulisena, mis annab sulle ka nelikveo ja muidu on ta alati esivioline ja alati klassikalise DSG automaatkäigukastiga. Bensiinimootorid rõõmustavad sind 1,5 liitrise turbobensiiniga 150 hobujõulisena või lausa 260 hobujõulisena, kus saab ka samuti endale nelikveo ja samuti pakuvad bensiinimootorid ka kerghübriid ajamit. Nullist 100 jõuab 9 sekundit ja kütust lubab ta kulutada üle 6 liitri 100-le ja hinnad algavatel 36 500 eurost ja kui sa soovid siiski sedaankerega mudelit, pead sa endale ostma Toyota Camry. Selline on uus Passat, disain on küll natukene ilmetu, kuid sellest on ta palju arenenud edasi ja ühele korralikule vägevale töölisele, kes on saavutanud fenomenaalse kuulsuse, olles täiesti tavaline keskklassi sõiduk, võib andestada ka sellise natukene kesisema disaini ja loodame, et Passatil tervendab veel üks poolsajand. Selline oli aga selle korda Naisluksuri proovisite kohtumidega juba nädala pärast, seniks kohtumiseni.